Aga meie oleme siis tagasi ja jätkame suurejoonelise sisuloojate auhinnagaalaga Playnup. Teine vaatus. Vabandust. Aga enne seda, kui hakkame üle andma peaauhindasid, siis on aeg teha teatavaks, kes saab eriauhinna. Nimelt käivitus Telial suur ja üllas kampaania #suurem julgus. 20 aastat tagasi tähendas koolikiusamine seda, et sind narriti, nügiti, öödi ja tõrjuti. Kuid pärast koolipäeva lõppu sai kiusamine vähemalt selleks päevaks läbi. Tänapäeval kiusatakse täpselt samamoodi. Ainult üks asi on teisiti. No nii. Ja nominendid suurima julguse kategoorias on Telia esitleb suurim julgus. Nominendid on Märt Koik, meie kohta saab ühel hetkel saame vastu. Huugaja, sul on 9 kuud üks olend, keda sa väga ootad, keda väga armast, kellest väga hoolid. Ta sünnib, sa hoolid temast edasi ja 17 aastat pärast on ta netis, vaatab 15 aastat blooge, teeb siit. miks sa Hensu Kusta? Jumala eest ei taha sulle nii öeldakse. Ja teate, need kiusajad, need pullid ütlevad selle peale. Nad ütlevad, et Eestis on sõnavabadus. Ja palume auhinda üle andma ühel kõige ägedamal Biffil, keda ma tean, selleks on Crystal Aslade. Ehk siis Crystal Aslade, palume lavale auhinda üle andma. Miša, tule siia, no. Tere, mina olen Kristel ja enne kui ma selle auhinna üle annan, tahtsin ma lihtsalt öelda, et suurim julgus tähendab, ma arvan, meile kõigile seda, et olgem julged astuma vahele. Kui te näete, et kedagi kiusatakse, siis ärge vaadake seda kõrvalt ja pärast kodus mõtlete, et oi, miks talle nii tehti või ei mõtle üldse selle peale. Mõelge rohkem üksteise peale, see on ainus asi, mis meid veel elus hoiab ja meid elus edasi viib. Hoidke üksteist, armastage üksteist, kaitske üksteist, sest te olete ainsad, kes teil üksteisel on. Kuldsed sõnad. Suurima julguse eriauhinna saab. Tee huvitavaks nendesti. See inimene, kes on siin ümbrikus oli punasega kirjas, kes see on, kes saab selle eriauhinna, mis te arvate, kes selle saab? Ja võitja on Hensu Kusta! Palume Hensu Kusta taas kord lavale järjekordset auhinna vastu võtma. Olge pausad, minul on tunne, et Eesti YouTube'i maastik on saanud endale uue valitseja. Poiss teeb täna puhta töö, seal kus kandideerib, on nomineeritud, tuleb ka koju auhind. Väga kehvt. Muuseas, kes arvab, et Crystal Aslade võiks olla järgmises Hensu Kusta videos? Müüdud! Ma ei teagi, kas siin kategoorias on tegelikult päris võitjad, sellepärast, et see on mingis mõttes üsna kurb teema ja tõsine. Ja tegelikult ma arvasin, et nüüd, kui ma selle video tegin sügisel, et enam ei ole sellist, nagu minu ajal oli, et minu ajal, kui vana ma olen, esimeses klassist nii öelda, mul olid ülimalt etteulatuvad hambad. Mind narriti, kutsuti jäneseks ja ma sain isegi tasuta breketit, mis sai ainuke pluss selle juures, sellepärast, et mu hambavahe oli nii suur. Aga mul olid toredad sõbrad, aga need sõnad, nagu ma oma videos rääkisin, paljud ei tea või ei mõista
et kui sa ütled näiteks niisamagi mingi lihtsa sõna, aga see inimene nagu jäänes, see on loom, noh, täiesti tavaline. Aga millegipärast läks mulle väga hinge ja nüüd sügisel ma tegin koostöös Tartu linnavalitsusega turvalise koolipäeva raames. Ma rääkisin enda loo ja need kommentaarid, ma pole kunagi pisarad silmas lugenud kommentaare, sellepärast et paarsada kommentaari, kus noored jagasid enda lugusid. Ja ma mõistsin, et kurat, see teema on ikka veel tavaline koolides mingis mõttes. Ja ma tahaksingi südame peale panna teile noored siin kui ka ekraanide taga ja ka vanemad inimesed, et ära ütle midagi inimesele, mida sa ei taha, et sulle öeldakse. Ja vanemad, kasvatage oma lapsi nii, et nad ei oleks nõmedikud. See on aus nagu. Ja et aitäh.